Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings cuckoo-coo. Tenerife saare puhkus kestis minul 2 nädalat. Ja kuidas Tenerife tundus? Väga lahe, esmakordne kogemus oli. Mulle meeldis Tenerife juures kõige rohkem see, et siin on lühikese vahemaa peale väga erinevad spotid. Saab nii algajad õppida kui ka lainet nautida. Kui juba spoti peale jutt läks, siis milline on siin sinu parim lemmikspot? No kuna esimest korda siin, et siis ma praegu jõudsin ainult sõita seal Medano Bay's seal sentri ees ja siis 4 korral ka sinna vooli lainesse. Aga ilmselt ei sattunud õigel ajal, et väga head muljet ei jäänud sellest kohast, sellest vooli laine kohast. Aga Peesos jäigi käimata. Mis on seni sinu parim päev siin? Minul oli 8 päeva plaanitud, et 8 päeva jooksul võiks nagu sõita. Ja 8 päevast 6 puhus piisavalt. Kuna mul kaasas oli kõige suurem kori 4-7 ja veebilaud, et siis sellele piisavalt 6 päeva puhus. Ja ütleks, et kõige parem päev oli ikkagi teine sõidupäev, et esimene päev läks sisseelamiseks, liigutamist seal Medano Bay's ja siis vooli minek, et kuidagi juhtus nii, et ma sattusin just õigel ajal ja oli kõige parem päev, kõige puhtam laine. Ilmselt tuleb ikkagi kohalikke vaadata siin, et kõige rohkem kohalikel kohal, et siis on head tingimused, et ülejäänud 3 korda kui vooli läksin, siis olin põhimõtteliselt üksinda seal, et jäänud vale aeg. Kui sa 6 päeva ütlesid 6, siis mitu tundi sa kokku siin vees võisid veeta? Ma arvan, et ühel päeval kuskil 3 tundi keskmiselt. Kas ma tulen tagasi siia? Kindlasti. Järgmine aasta samal ajal, samasse kohta, samasse randa, samasse apartmenti. Super. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tingling strings. Kõik või? Läbi või? Nii läks või? Nii ja siis tere. Tere. Kuidas siis Tenerife surfikohana tundus? Ma arvan, et Tenerife on sõidukohana väga mitmekülgne. 3 väga erinevat sõidutsooni. Ta algab niisugune harrastaja tasemest ja lõpeb siis kuni päris nagu profidega. Medano nagu lahe osa on väga niisugune sobilik enamusele. Siis on niisugune valga ja lainesõidukoht seal muuli kõrval ja viimane koht on siis Cabeza, mis on siis päris nagu pro-leveli sõidukoht. Palju inimesi oli reisil grupis? No, grupis oli meil tipphetkel oli 25 inimest, aga reisi peal oli, ma arvan, et nagu põhinädalal oli kokku eestlaseid peaaegu 40. Okei, ja mis seal see... sassi. Mis oli parim surfisõit? Millist peaksid? Sassi. Mis oli... Ma arvan, parim surfisõit oli ikkagi see, kui kõik reisilised said sõita. Mul endal oli
kogu selle aja jooksul oli neid sõidupäevi kokku kõigest vist 5 ainult. Et igastasin ennast tõenäoliselt täpselt sellel päeval, kui oleks läinud ka Peisust sõitma. Sinna on nagu, minu sõidud jäid sinna. ja millal plaan tagasi minna? Varsti. Ma arvan, et juba 2016 sügisel. Hurraa! Mis reisi hüüdlause on? Ära kukku uimesse. Väga hea. Küll, seda ei kogu aeg palju kuulata. Jah. Softly now in the evening dusk, a woman is singing to me, and she takes me back down the vista of my years until I see a boy, a child, underneath the piano and the boom of the tinkling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings, yearning to belong, yearning to belong.